Pärnu Pernova loodusmaja avas uue veemaailma, kust näeb mageveekalu mitmest maailma paigast. Soetatud on ka akvaarium merevee jaoks, kuhu mõne aja pärast jõuavad uued korallid. 2 aastat tagasi aprillis oli Pernova loodusmajast ajakirjanduses palju juttu, sest siis said töötajad mereakvaariumi kolimisel mürgistuse. Mageveemaailma hakati loodusmajas sisse seadma aasta eest ja nüüd on hulk akvaariume maailma eri paigust toodud kaladega täidetud. No näiteks Amazonase jõgikonnast ja ka Aafrikast ning Austraaliast. Ja seal ühes konkreetses akvaariumis me püüame jäljendada siis ka neid biotoopseid tingimusi, ehk siis taimestik on võimalikult sarnane ning ka veekeskkond oma keemiliselt koostiselt. Huvitav on ka see, et neile kaladele meeldib nendes akvaariumitest, sest osad neist on ka järglasi saanud. Ja rõõmsa näoga on ka. Jah, rõõmsa näoga on ka ja hea toitumise juures. Uus mereveeakvaarium on olemas, aga see on veel tühi. Mõne aja pärast tuuakse siia uued korallid. 2 aasta tagusest õnnetusest on kollektiiv palju õppinud. Andri Kikul oli mürgistuse tõttu suisa haiglas. Me õppisime sellest päris palju. Nii et põhiõppetund oli see, et ühte mereakvaariumi ei saa kiirustades üles panna. Kalad pole loodusmajas ainus vaatamisväärsus. Siin on lindegi. Viirpapagoid ja lembelinnud on jõudnud siia niimoodi, et pered, kes mingil põhjusel ei soovi või ei saa neid enam pidada, on tulnud neid pakkuma ja ära pole neile mõistagi öeldud. Viirpapagoid on seltskondlikud linnud, suures puuris koos olles on neil huvitav, suur sidistamine ja suhtlemine käib pidevalt. Aga mõnikord saadakse üksteise peale kurjaks ka. Lembelinud on puuris 2 ja praegu pisut tujutud, sest neil vahetati just puuri ja nad pole siin veel harjunud. Kalad on rõõmsad ja linnud on tujutud, maailm on tasakaalus. Ja õhtut kohtume.